Lõpetage volikogus joomine. Pool tundi tagasi selgusid Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige ehtsam lumpen. Tere tulemast. Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Tere hea kuulaja! Tudengitel sünnitusmajast on sind hea meel tervitada Meediapalati 5. episoodis, mida me hellitavalt võime kutsuda minijuubeliks. Kes jälgivad meid sotsiaalmeedias on märganud, et miskit on toimumas, sest meie logo on muutunud hiinakeelseks. Kui sa aga meie Instagrami ega Facebooki jälgi, siis anname sulle sooja soovituse seda teha, sest avaldame seal aeg-ajalt huvitavat sisu. Samuti on tänaseks Meediapalat lisaks Spotify'le, Apple Podcastile ja Google Podcastile kättesaadav ka podcast.ee lehel ning Infosõlme kodulehel annotet.eu. Infosõlme näol on siis tegemist noortega, kes soovivad ühendada Z-generatsiooni ideed maailma asjadest, poliitikast ja välissuhetest ühele platvormile. Kusjuures selle eesotsas on meie hea kursaõde Laura-Sofia Tohver. Tervitused sulle! Tänane saade on aga võrreldes 4 eelmisega erinev. Me otsustasime, et väikese juubeli puhul jätame oma tavapärase formaadi hetkeks kõrvale ja võtame ette ühe täiesti teistsuguse ja huvitava teema. Samuti on meil täna külas üks väga eriline inimene. Martin, millest me täna räägime ja kes meil külas on? Tere ka minu poolt, mina olen Martin-Erik Maripuu. Täna on meil külas meie kursavend Jelin Kaspar Vang. Tere! Tervist! Ja me räägime täpsemalt siis Hiina meediast, ajakirjandusest ja kõigest muust, mis sinna juurde kuulub. Nii et ma arvan, et tuleb väga huvitav saade. Vähemalt meil oli väga huvitav seda ette valmistada. Nii et head kuulamist. Kaspar, tutvusta end alguses natuke kuulajatele, et kuidas sa üldse Eestisse õppima sattusid ja kuidas muljed senimaani olnud on? Jaa, ma tegelikult hakkasin eesti keele õppima 5 aastat tagasi. Tol ajal ma olin gümnaasiumis ja ma õppisin tol ajal Keelde gümnaasiumis ja pärast gümnaasiumi lõpetamist ja ma otsustasingi, et äkki jätkan õppimist Eestist ja siis ma kandideerisin Tartu Ülikooli ajakirjandus- ja kommunikatsiooni erialale ja siis ma lõpuks olengi siin. Väga tore. Aga miks just ajakirjanduse eriala, et mis sind selle juures kõige rohkem huvitab? Ma arvan, et ma kogu aeg arvan, et selline infovahendaja roll on puudu Hiina ja Eesti vahel ja seega, et ma soovin tuua Eestit rohkemate inimeste silma ette ja sama ajal ma tahaksin ka vaadata, et mida maailma Hiina kohta ütleb. Seega, et ma arvan, et ajakirjandus on minu jaoks ideaalne eriala. Mis sa mõtled täpselt selle infovahendaja puhul nagu Hiina ja Eesti vahel? Ma arvan, et näiteks kui ma vaadasin mõned uudised, siis tavaliselt ei ole selline korrespondent, näiteks ei ole otse, vaid me tõlgeme pigem uudiseid mujalt ja siis ma arvan, et võib-olla tulevikus ma tahaksin sellised rolli täita. See tundub väga huvitav selles mõttes, et tõesti, nagu sa mainisid, Eesti ja Hiina vahel nagu seda otse nii-öelda ühendust ei ole. Eestil üldse väga palju ei ole, sest Eesti ajakirjandus on lihtsalt nii väike, meil ei ole piisavalt inimesi. Aga kas sa oled üldiselt rahul oma valikuga siia Tartu Ülikooli õppima tulla? Jah, ma arvan, et Tartu Ülikool on selline väga akadeemiline ülikool ja ühe parim ülikool äkki Balti riikides ja isegi Tartus on väga hea linn ja mulle väga meeldib Tartus elada ja õppida ja seega olen väga rahul. Ma arvan, nagu me kõik on tähele pannud, sa räägid väga puhast eesti keelt tegelikult. Et kuidas see keele õppimine sinu jaoks olnud on? Et kas on olnud raske või pigem kerge? Ma ütleksin, et keele õppimine pole üldse lihtne. Isegi eesti keelt on nii palju käändeid ja no jah, aga õppisin 5 aastat ja siis tundub, et saan enam-vähem hakkama. 5 aastaga eesti keele ära õppida, mina arvan küll, et see on tase. No mina vene keelt ei ole selgeks saanud selle. Jah, me veel kauem seda õppinud. Aga kuidas üldse nagu, sa enne põgusalt mainisid, aga kuidas sa nagu Eestini jõudsid või kus see valik just Eesti nagu sinu jaoks tuli? Sellepärast, et see ongi, et eesti keel on päris väike ja Eesti on ka väiksem, aga see on ka minu põhjused, miks ma Eestit valisin. Et tegelikult Hiinas pole nii palju inimesi, kes oskavad eesti keelt ja meie oleme tegelikult esimesed inimesed, kes oskavad eesti keelt. Ja seega ma arvan, et see on väga hea võimalus, et tulevikus on
päris perspektiivne, et tegelikult on, ma usun, et on vaja sellised inimesed, kes oskavad eesti keelt ja hiina keelt sama ajal, siis ma arvan, et see on perspektiiv, turu ja siis ma otsustasingi ka eesti keelt valida. Aga sa võtsid oma peaerialaks ajakirjanduse, on ju? Ja kõrvaeljala siis eesti keel. No eriti süvitsi. Aga kas sa pigem näed oma tulevikku Eestis või Hiinas? Ma arvan, et see pigem sõldub, et kui tulevikus Eestis on väga hea tööl, siis ma muidu tahaksin Eestisse jääda ja töödan kui selline töö, kui on seotud ka Hiinaga, siis on minu jaoks ka ideaalne töö. Ma nüüd küsin ühe küsimuse, mida ma tahtsin küsida, et eestlasi kujutatakse tihti siuksed stereotüüpselt pigem introvertsete ja võib-olla ka aeglastena, et kas sinu arvates peab see paika? Ja, ma arvan, et see vastab tõele, et nagu teised põhja-eurooplased, eeslased on ka selline introvertsed ja aeglased, aga üldiselt aga see ka sõldub näiteks, kui eeslased istuvad rooli taga, siis pole nad üldse aeglased. Ja näiteks alkoholi mõju all pole nad ka üldse introvertsed. Meil on stiimuleid vaja, meil on stiimuleid vaja. Aga võib-olla see küsimus ka, et mis on need erinevused võrreldes siis Eestis elamise ja Hiinas elamisega? Et kas on näiteks võib-olla mingeid asju, milles sa puudustuned või midagi taolist? Ühe küljel on küll Eesti, isegi Tartus on selline aeglasem elutempo ja teise küljes on siin vähem inimest. Tavaliselt näiteks Hiinas, ma olen pekinglane ja seal on nii palju inimesi kogu aeg, aga siin ei ole väga palju inimest, et näiteks restoranis ma ei pea väga pikal ajal oodama. Aga mis puudu sinna, ma arvan, et kindlasti Hiina toit. See on üks suur puudu, et tavaliselt ma teilin Poolast Hiina toite. Ja. Aga need Hiina toidud, mida tehakse siin restoranides ja niimoodi, et kas need on autentsed sellega, mida Hiinas pakutakse või on tegelikult erinevad? Mõned on tegelikult erinevad ja mõned, kui ma vaadasime nüüd, siis mõned nimed on, ma ei ole seda kunagi näinud. Aga liigume siit edasi natuke ajakirjanduskesksemaks, et me saime Instagrami päris mitu küsimust, küsisime siis, mida meie jälgijad teada tahaksid. Ja üks küsimus, mis laekus, oli siukene, et kuidas seal riigis ajakirjanikuks saamine käib? Ilmselt siis küsija peab silmas Hiinat. Ja põhimõtteliselt võib igaüks saada ajakirjanikuks, et kui sa oskad näiteks hästi kirjutada ja sa vastad selline meediaettevõtte nõuetele, siis sa saad juba ajakirjanikuks töötada. Aga kui sa sooviks näiteks saada ajakirjanikuks nagu certificate või aktsepteeritud meedia väljaandesse, siin ma eeldan, et neid on rohkem riigimeedia, siis pead nagu saama selline pressikaardi ja pärast aasta töötamist selline riiklikult tunnustatud uudiseorganisatsioonis saab pressikaardi eksamile minna ja pärast seda saab juba nagu ametlikult intervjueerida või midagi sellist. Ega sa juhuslikult ei tea, mida see pressikaardi eksam nagu endast kujutab? See on selline pikem kirjadamiseksam, see eksam koosneb mitmes osaks ja põhimõtteliselt on seotud Hiina meedia ajalugu või selline üldisemad näiteks kommunikatsiooniteooriad või midagi sellist. Eriala teadmiste kontrollimine põhimõtteliselt siis? Ja. Aga kui me alustame nüüd täiesti nagu alt pihta selle Hiina ajakirjandusega, siis lähme hariduse tasandile, et mitmes koolis üldse ajakirjandust ja kommunikatsiooni Hiinas õpetatakse? Siin ma pakun mingid mõned arvud, näiteks aastast 2021 on Hiinas juba üle 400 kõrgkoolis ja kus õpetatakse ajakirjandust. Ja Hiina haridussüsteemi andmetel on ajakirjanduse ja kommunikatsiooni valdkonnas kokku 9 põhilist õppesuuna. Need on ajakirjandus, raadio, televisioon, reklaam, kommunikatsioon, toimetamine, kirjastamine, veeb ja uus meedia, digitaalne kirjastamine, moekommunikatsioon ning rahvusvaheline ajakirjandus ja kommunikatsioon. Üle 400 kõrgkooli, kui palju siis tudengeid ajakirjanduse erialal seal õpib?
ma uurin ka natuke, et öeldakse, et praegu õpib ajakirjandusülikoolis umbes 100 000 tudengit ja õppejõud on samuti ka päris palju. Ülikoolides õpetab ajakirjandus üle 10 000 õppejõu. 100 000 tudengit, see on umbes sama palju kui Tartu linnas elanikke. Ja selle mõttes küll, jah. Et need on täiesti kolossaalsed summad. Kuidas ainete õpetamise sisu erineb Hiina ja Eesti ülikoolides? Et sa mainisid kunagi, et sul on keegi sõber, kes õpib ka Hiinas sama eriala. Et kas te olete omavahel võrrelnud seda? Jaa, aga ma pean ütlema, et Hiina eri ülikoolides pakutavad ajakirjanduse kursused võivad olla väga erinevad ja ma küsin oma sõbralt Hiina kommunikatsiooniülikoolis, inglise keeles Communication University of China, mis on üks Hiina väga kõrgelt hinnatud ajakirjandusülikoolidest. Ja nende eriala kursused on põhimõtteliselt sarnased kui meie pakutavad kursustega. Näiteks neil on ka kommunikatsiooniteooria, audiovisuaalne kommunikatsioon või näiteks kommunikatsiooni eetika või ajakirjanduse ajalugu ja teooriaid ja muud sellised. Aga kas, kuna Hiinas on need nagu mahud nii tohutult palju suuremad, kas mingisugune kvaliteedi vahe ka on või kas sinule kuidagi paistab silma, kui sa räägid oma Hiina sõpradega? Jaa, mõned sarnased küll, et näiteks ma arvan, et põhierinevus seisneb selles, et osa teooriast on õppeprotsessis kohandanud Hiina kontekstile. Näiteks õppetöös rõhutatakse väga sageli, et ajakirjanike kohustus ei ole mitte ainult lasta parteil ja valitsuse õigel ajal aru saada rahva arvamustest ja nõudmistest, vaid ka vastupidi levitada õigeaegselt asjakohast poliitilist teavet täita selline suuvoodri rolli, et siin me rõhutame, et siin on näiteks valvekoira rolli, aga Hiinas valvekoira rolli asemel on meil selline suuvoodri roll. Mis see endast kujutab siis täpselt? See tähendab, et ajakirjanik tuleb edastada, ta on pigem info vahendaja, et ta edastab info või teavet valitsuse poolt ja rahvustele. See on nende kohustus. Aga ütleme, kas Hiinas siis ülikoolis õpetataksegi ainult nagu Hiina süsteemile vastavaid ajakirjanikke, et sa ei saa Hiinas õppida nagu lääne standarditele vastavat ajakirjandust või kuidas see omavahel seostub või toimib? Ma arvan, et mõned kursused kindlasti tutvub ka lääne ajakirjanduse standardid ja kriteeriumid, aga põhimõtteliselt me Hiinas õpetatakse siis Hiina konteksti vastav selline ajakirjanduse teooria. Aga kas kõrgharidus on Hiinas tasuta või mitte? Kõrgharidus pole Hiina tasuta, aga see õppemaks on väga odav. Seega, et ma arvan, et põhimõtteliselt rohkem inimesed ei pea seda muretsema. Nüüd võikski rääkida laiemalt Hiina meediasüsteemist. Nagu me teame, siis Eestis on meil, eks ole, avalik-õiguslik meedia, erinevad erameediaväljaanded, näiteks Delfi, Postimees, maakonnalehed, linna, vallalehed ja muud sellised. Et kuidas Hiinaga lood on, et milliseid väljaandeid seal kohtab? Hiinas on päris palju väljaanded ja kui me vaatame selline väljaannete arvult, siis põhimõtteliselt seda on ka päris palju. Põhjus on see, et meil on päris palju ka riigimeediat. Meil on praegu 18 ametlikku riigimeedia. Aga kui palju kokku näiteks ajalehti Hiinas kohtab? Palju neid kokku on üleriigiliselt siis? Kui me vaatame siis ajalehte arvu, siis aastal 2020 ilmub üleriigiliselt kokku 1810 ajalehte. See on ikka päris palju. Aga millised väljaanded seal veel on, et kas on äkki mingisuguseid välismaal tegutsevaid väljaandeid või midagi taolist ka? Jaa, meil on ikka näiteks kõige populaarsema minu arvates China Daily, eks see on üks Hiina rahvuslik inglise päevaleht.
ja sama ajal ka näiteks Global Times, see on ka ajaleht, mis on mõeldud välisriigidele, aga mõned väikesed meediaväljaanded, näiteks veebipõhine, üks China Smack, see on ka väga hea meediaväljaanded, mis on mõeldud, mis tegutsevad väljaanded. Aga kui me võrdleme näiteks Eesti meediaajakirjandust Hiina omaga, et milliseid suurimaid erinevusi kohtab? Ma arvan, et Eestis selline on era- ja kommunikatsioonimeediavõtted on pikem sõltumatud, kuid Hiinad meediaettevõtted saavad rohkem selline riigipoolset reguleerimist ja minu isikliku arvamus on see, et Hiina meedia eelistab pakkuda rohkem meelelahutuslikke sisu ja vähendada selline kõva teemade levitamist. Aga mis see eesmärk võiks sellel olla, et just meelelahutuskeskset sisu avaldatakse rohkem? Sest meelelahutuse sisu on selline turvaline tsoon, et see on pikem rohkem ruumi, et siin kirjutada ja levitada, aga näiteks kõva teema, näiteks poliitika, et see on mõnikord see võib olla päris ohtlik. Et poliitika puhul me pigem räägime ühepoolsest infovoost, nagu me enne rääkisime, et on see vahendaja roll, eks ju. Aga meelelahutuskeskne sisu, et mida sellel nagu täpsemalt mõeldakse, et just ajakirjanduses see meelelahutuskeskne sisu? Näiteks Hiinas on päris palju sisuloojaid ka, et nemad tavaliselt kirjutavad igasuguseid teemadel, näiteks spordi või mingid duett või moe selline kohta, et siin ma mõtlen siis pikem meelelahutuse sisu. Aga kas ongi nagu eraldi mingid meelelahutusväljandid ka, mis on nagu suunatud nagu kindlale grupile, näiteks meil on meil on mingid naistelehed ja erinevaid siukseid. Ja, meil on nad nagu suurte meediamajade all, ja nad ei ole nagu eraldi väljaanded niimoodi. Ja ajakirjad on suht päris palju näiteks erinevate huvide täpsema mõeldud, aga näiteks ka veebipõhine mõned konto või mõned sotsiaalmeedias on tavaliselt päris palju meelelahutuslikke ka kontosid erinevate teemadel. Aga räägime siis nagu Hiina ajakirjandussüsteemist detailsemalt, et sa mainisid siin mahtu, et üle 1800 väljaande ja tohutus koguses ajakirjandus tudengeid, aga kui me räägime Hiina ajakirjandussüsteemist tervikuna, me teame, et Hiina on väga mitmekülgne riik, seal on erinevaid piirkondi, kellel on erinevad taotlused, et kas Hiinast on võimalik üldse rääkida kui mingist tervikust selles kontekstis? Jaa, minu arvates ikka, et kuigi Hiina on päris suur riik, kus elab palju inimesi, on ajakirjandus reguleerivad ühised standardid ning partei ja keskvalitsus annavad erinevatele kohalikele oma valitsustele samu juhiseid ja samuti on inimestel kõigis riigi piirkondades umbes samasugused harjumused meedia kasutamisel. Nii et ma usun, et kui me räägime Hiinast, siis peame silmas kogu riigi, või vähemalt Mandri-Hiina. Kui me räägime selle ajakirjandussüsteemist, kas me saame rääkida nagu vabast ajakirjandusest või seal on ikkagi, me teame selle poliitika koha pealt, aga üleüldiselt, kui vaba on meedia kättesaadavus üldse? Ma arvan, et kui me ei puuduta poliitika, siis on ikka vaba meedia, aga selle lääne definitsiooni vaba järgi vist on erinevad nagu nähtused. Räägime sellest tsensuurist siis, et mis on selle ajalugu või selle ajaline perspektiiv Hiina kontekstis? Tsensuur on juba olnud päris pikad ajalugu, et tegelikult tsensuur juba kehtis aastal 960 ja see on Hiina ajaloo selline Song dünastiad ja tol ajal meil on Dibao, eks see on valitsuse välja antud ajalehed ja selline ajaleht peab või tohib ainult avastada valitsuse pool lubatud sisu ja tol ajal selle aja Dibaugi eesmärgi on avaslikustada imperaatori otsused ja kindlustada tema võimu.
ja meil on tol ajal selline ka üks amet, et alates aastal 1919 tuleb igal õhtul iga ajaleht üle vaatama ja kõik ajalehed, mis selline käigus läbi kukkused, ei tohtinud välja anda üldse. Kas see kehtib siiamaani? Ei, praegu nagu ma juba ütlesin, meil on päris palju juba meediaanded ja see kindlasti ei jõua nii palju nagu korraga vaadata. Seega, et praegu on juba parem. Aga need Hiina ajakirjanduse nagu struktuuri tasandid, et kui on ühtne infovoog, kus see nagu suunitlus tuleb või kes selle määrab ajakirjanike jaoks? Kuidas on üldse tagatud see, et kõik ajakirjanikud sellest nagu ühtemoodi aru saavad? Aha, et meil on tegelikult selline mitme tasandit ja näiteks meil on Riiginõukogu infobüroo. See kõlab päris raskelt eesti keeles, aga inglise keeles nagu The State Council Information Office of the People's Republic of China. See on selline Riiginõukogu, nende peamine ülesande on siis etendada Hiina meediat, et selgitada Hiinaga seotud info maailmale, sealhulgas tutvustada Hiina näiteks ja välispoliitikat, majanduslikud ja sotsiaalsed arengut, aga see on rohkem välispool nagu büroo. Aga kui me räägime Hiina riigi sees, siis meil on ka üks pressi, väljaannete, raadio ja televisiooni riiklik administratsioon. See on, ma arvan, kõige olulisem. Nende nagu sõel, et nad vastutab nagu uudiste propaganda meetodite sõnastamise, avaliku arvamuse, õige suuna ja ideoloogia tabamise ja uudiste tootmise eest. Kui see on nii struktureeritud, kas hiinlased ise nagu usaldavad üldse Hiina meediat või kas see ei paista kuidagi välja nende jaoks, et see on väga ühekülgne infovoog? Ma ütleksin, et vanem inimesed on pigem lojaalsed ka, et nad uskuvad kindlasti, et kui selline infobüroo ei lasta seda avastada, siis kindlasti on põhjus, aga noorem inimesed pigem juba kahtlevad. Näiteks ma mäletan väga selgelt, üle-eelmisel aastal on meil väga populaarsed terisari, aga lõpuks ei tulnud välja, sellepärast, et TV-sari on võtnud ühe romanist ja selle romanni teema on samasooline abielu. Siis selline teema ei sobi üldse nagu avastada ja seega selline infobüroo nagu lõppes. Et samasoolisus ei ole Hiinas aktsepteeritud? Ja, ei ole aktsepteeritud. Et mingid kultuurilisi aspekte siis ka nagu ikkagi piiratakse selles mõttes auditooriumi jaoks. Ja. Aga kui me vaatame üldist nagu üleilmset statistikat, siis tegelikult Hiina inimeste usaldus oma riigi meedia vastu on päris kõrge, kui me võrdleme nagu lääneriikidega, kas või USA-ga. Oskad sa seda kuidagi kommenteerida, et millest see tuleb? Jaa, ma arvan, et tänu valitsuse või ajakirjanikude ühemeelse kajastamisele, ma arvan, et inimesed pandakse kokku, nad mõtlevad ka samamoodi. Selles mõttes vist selline usaldusväärne riigi poolt on tõusnud, kuigi me saame näha selline statistikalt, et koroona ajal on selline usaldusväärne langes, aga see oli ikkagi edetabeli tipus. Välistipus. Koroona ajal vist igal pool maailmas meedia usaldusväärsus langes, kui niimoodi natuke üldistada. Millised on hiinlaste harjumused meedia tarbimisel? Kas nad on pigem online meedia usku või nad pigem tarbivad paberil? Ma arvan, et see ka sõltub vanusest. Näiteks vanemad inimesed on harjunud kuulama näiteks raadiot, vaatama televiisorit või lugema ajalehti, aga kesklised inimesed loevad juba tavalised uudised selline uudise lugeritest. Näiteks ma saan aru, et näiteks Yahoo News või Google News, selline äpp, kus koguvad uudised erinevatest uudiste väljaannetest ja pakuvad
lugejatele vastavalt nende lugemisharjumusele artikleid teemadel. Ja kui me vaatame noored, siis nad juba on harjunud saama uudised sotsiaalmeediast, olgu kas neid on siis trendide edetabelites Weibo, eks sarnane äppi kui Twitter või selline lühivideosid, aga traditsiooniliselt meediakontodel TikTokis või näiteks artikleid WeChatis, näiteks nende tellimuskontodelt. Nagu ma aru saan, siis online meedias on sellised kesksed platvormid, kuhu pannakse siis üles nagu uudiseid, aga kas pigem siis loetakse sealt või loetakse ka nii-öelda otseväljaande lehelt? Ma ütleksin, et loetakse pigem online'i selline äppis, kus koguvad kõige meediaväljaannetest. Sellepärast, et kõik uudis on tasuta. Et kui on tasuta, siis pole mõtet nagu nende eraldi kodulehele minna ja seal lugeda. Et Hiinas on kogu ajakirjandus tasuta? Ja, kui me ütleme tasuta uudise, siis ma mõtlen pigem selline tasuta online uudised, kui sa sooviks näiteks osta paberleht, siis sa pead ikkagi maksma, on ju. Aga kuid see on väga odav, et Hiina selline People's Daily ajaleht maksab ainult, kui ma tõlgin siis eurole, siis maksab ainult 20 senti üks ajaleht, see on väga odav. See on tõesti väga odav. Ma ei tea, mis see meil päevalehtede hind on, aga ikka üle nädalalehest maksab üle 2 euro ju. Aga kuidas see mudel jätkusuutlik on, et kui sul maksab paberleht 20 senti ja internetist saad uudised tasuta kätte, et kas riik siis toetab ajakirjandust niivõrd palju või? Jah, kuna traditsiooniline meedia me ütleme, et nende ülesanne on aidata valitsuspropagandaga, siis riigi poolt ka maksab valitsus või näiteks kohalik omavalitsus riigimeedia selline subsideerimise eest, et nad maksavad toeda rahaliselt. Siis me saame rääkida nii-öelda võimust sõltumisest, mis on siis see, et kuna riik toetab, siis järelikult ju tuleb ka edastada riigi jutupunkte, eks ju? See on nagu Eesti kontekstis vallalehed või maakonnalehed. Näiteks, aga suuremas mastaabis. Ei, absoluutselt, lihtsalt need on ka ju kinni makstud põhimõtteliselt kohaliku omavalitsuse poolt. See on sama asi. Ja seal muidugi, niisugust tsensuuri muidugi ei ole. Aga kus sa tead? Ma ei tea. Pole toimetuses käinud, ma ei tea. Ja, aga kuidas see reklaamiga lood on, et kui ajakirjandus on tasuta, kas nad müüvad reklaami ka, siis teenivad selle pealt ka tulu või mitte? Jah, näiteks mõne riigile kuuluvad meediakanalid, nagu näiteks People's Daily, kes reklaamivad kasumi saamiseks paberlehtedes või praegu pigem rohkem sotsiaalmeedia platvormil, kus nad saavad selline klikkide kaudu osa vastavalt sotsiaalmeediast. Selline, et sotsiaalmeedia nagu annab neile raha. See tähendab, sotsiaalmeedia annab neile osa klikkide arvu alusel nende raha. Mul tekkis küsimus kommentaaride kohta, kas veebiväljaandus saab kommenteerida ka artikleid? Kommenteeriv saab ikka, aga see väga sõltub ka teemadest. Näiteks poliitilise teema on alati kommentaariumi selline on suletud pandud, et inimesed ei tohi. Põhimõtteliselt tohib küll, aga kui sa postitad ära, siis ainult sina ise saab näha sinu kommentaar. Mitte keegi teine seda näha ei saa? Mitte keegi teine. Ise likeida ka saad seda oma kommentaari? Jaa. Siis on hästi. Ainult üks like. Ainult üks like, jah. Aga sa ütlesid enne, et väljaanded saavad palju toetust riigilt. Kuidas see omandisuhe seal taga on, et kas need kuuluvad siis ka riigile? Jaa, et kui selline 18 riigimeedialt, siis nad ilmselt kuuluvad ka riigile, aga teised näiteks, kui neid on ärifirmad, siis pigem nad on iseseisvalt ega ei kuulu riigile, aga peab vastama riigi poolt andud selline kriteeriumile või nõuetele. Nii et mingil määral erameedia ikkagi eksisteerib Hiinas ka? Ja, ikka eksisteerib, isegi kui see on meelelahutuslik, siis jah. Aga kui me nüüd kolmekesi otsustaksime järgmine suvi, et pakime kohvrid kokku, lähme Hiinasse, hakkame seal ajakirjandust tegema. Ärme sellest räägi, et me Kristoferiga hiina keelt ei oska, aga kas me saaksime seal põhimõtteliselt oma väljaande teha nullist?
Jah, et praegu hiina keeles on selline väljend, et 人人都是自媒体. Tähendab, et iga inimene saab olla sisuloojaks. Et kui sul on internet, kui sul on nutiseadmed, siis, ja kui sa luuad selline konto, siis põhimõtteliselt saab ikka saad näiteks kirjutada kohe uudiseid, luua isegi selline profiili, lehekülje ja teha ka näiteks podcasti. Aga kui sa tahaksid selline paber ajaleht või selline kirja teha, siis see on juba veel keerulisem. Et siis on juba väljamineks, me peame juba rääkima tiraažidest ja oma kapitalist ja kõigest sellest, mida meil, Martin, ei ole, me ei saa minna. Aga siis sellises kontekstis me oleks pigem nagu sotsiaalmeedia sisuloojad, mitte nagu nii-öelda professionaalsed ajakirjanikud, sest enne sa mainisid, et me peaksime mingisuguse eksami läbima, on ju. Ja, et seda meil välismaalasena vist oleks keeruline läbida, on ju? Selline eksam ei ole kohustuslik, et kui sul selline eksam ei läbi, siis sa saad ikka töötada ajakirjanikuks, isegi see ei ole nagu riigi poolt ajakirjanik. Kui sa tahaksid olla selline töötada näiteks riigimeedias, siis peab selline eksami läbima. Ühesõnaga, sa ei oleks nagu nii kõrge nagu ajakirjanik, et sa oleks nagu madalama klassi ajakirjanik siis või? See mingi hierarhia? Mis eeliseid see pressikaart annab ajakirjanikule? See annab ajakirjanik nagu õigust intervjueelida näiteks või mõned kohasliku sündmuste kajastada. Aga kui sul pressikaardi ei ole, siis ametlikult sa ei ole päriselt riigi poolt aksepteeritud ajakirjanik, aga sa saad ikka seda kajastada, see ei ole nagu ebaseaduslik. Me enne rääkisime sellest riigivolikogu ja infobüroost ka, et see volikogu siis tegelebki ajakirjanikele suuniste andmisega, sain ma õigesti aru enne? Ja. Kuidas see nagu volikogu töötab, et see on osa siis mingisugusest valitsusorganist või osa parteist, et kust need suunised sinna siis tulevad täpselt? Seda ma vist ei oska päriselt räägida, et ainult info ma tean, et neid on põhimõtteliselt erakonna liikmed ja siis neid otsustavad, mis on jutumärk õige, jutumärk lõpp, selline suuna ja ideoloogia, mis on selline õige suuna, et mida peab suunata. Aga kuidas on välisuudistega? Et kas need käivad ka ikka kuskilt filtrist, eks ole, läbi, et kuidas neid sõnumeid edastatakse Hiina meedias? Ma ütleksin välismeedia tavaliselt, igasuguseid välismeedia annadel saab näha Hiina traditsioonilise meedial või sotsiaalmeedias ka, aga mõned ka tundlike teemad isegi Hiina kohta, siis peab väga põhjalikult nagu sõela läbida ja siis saab Hiina internetis näha. Kas Hiinas on kättesaadav näiteks BBC või CNN ja sellised väljaanded? Mitte kohe nende nagu veebilehel, vaid ka teise nagu meedia kaudu, et nad kasutavad BBC näiteks nende allikana ja siis me saame seda näha. Ehk siis ikkagi Hiinasse jõuab kontrollitud informatsioon selles mõttes? Ja, ikka jõuab. Ja, et otse BBC lehele minna ei saa, et ainult siis, kui ajakirjanik on seda allikana kasutanud. Ja. Saime Instagrami veel selle küsimuse, et kuidas kajastab Hiina meedia Euroopas toimuvat sõda? Et see on väga huvitav küsimus. Ma arvan, et Hiina selle kohta on ajakirjanikud nagu ühemoodi, et tavaliselt öeldakse, Hiina tahaks seda sõda lõpetada nii kiiresti kui võimalik ja see tähendab ka Hiina on selline rahumeelne ja ega ei toeta midagi, mis häälib teiste riigide huvi. Selline tegu Hiina on selle tegu vastu. Ja see teema läheb siis nende teemade alla, mida kajastatakse ühtse infovoona kogu inforuumis Hiinas? Ja ikka. Aga võiks minna veel Hiina sotsiaalmeedia juurde, sest see on ju ka osa meediast, aga enne tahaksingi küsida 2 küsimust, mis käisid läbi meie Instagrami küsitlusest, et esiteks, et miks Hiina Spotify bänditud on, et mida nad selle asemel kasutavad? Hiina Spotify ei ole ametlikult bännitud, lihtsalt näiteks Apple Music on juba Hiina turul olemas, aga lihtsalt, et Spotify ei ole Hiinas sellepärast, et üks on
see, et Hiinas kohalikud meediaplatvormid arenesid juba päris varem. Näiteks online'i muusikaplatvormid ilmusid juba aastal 2005 ja aja arenguga on turg nüüdsed minu arvates juba natukene küllastunud ja teiseks on Hiina kohalikus muusikaplatvormis suur hulk hiinakeelse laule, mis on paljudele inimestele olulised. Ja samuti Hiina laulude rangede kontrollireeglite tõttu suur osa Spotify muusikat poleks võimalik Hiina turule jõuda ja ma arvan, et see võib olla ka põhjus, et miks Hiina turule sisenud Apple Music on praegu olnud ebapopulaarne, sellepärast, et need on väga vähe hiina keele laule. Ja nüüd on aga Hiina, me kasutame populaarsemad muusikaplatvormid, näiteks Netis Cloud Music või QQ Music. See on praegu kõige populaarsemad Hiina muusikaäppid. Aga kuidas lääne muusikaga on, et kas need on ka vabalt kättesaadavad Hiinas või see peab ka kuskilt filtrist läbi käima? Põhimõtteliselt on mitte iga laul saab seda sõela või seda sõela läbida. Aga põhimõtteliselt kõige populaarsemad muusikad ikka saab kuulda päris palju Hiina muusikaplatvormidel. Ja siis üks küsimus oli veel sotsiaalmeediaga seoses, et mis märksõnad on keelustatud või mida ei kajastata pea üldse meedias, kui guugeldatakse? Kõigepealt pean ka ütlema, et üldse Google ei ole praegu Hiinas saadeval ja me kasutame Google'i asemel mingit Hiina kohalikku otsimootorit. Ja aga ma võin öelda, et otsingumootori ei ole põhimõtteliselt mingeid piiranguid seoses märksõnadega. Et ma tegelikult olen proovinud ka mõned tundlike märksõnu ka sisse panna ja tulemus näitas, et kõik saab, kõik annab asjakohaseid otsingu tulemusi. Aga kui me vaatame siis konkreetsemalt meediaplatvormil, siis neil on väga juba päris palju mõned piirangud märksõnad. Näiteks koroona ajal on mingid videoplatvormil nagu panid sõna näiteks mask või koroona, sellise sõna on päänindud. Mul on ka ise selline isiklik kogemus, et ma tahaksin tol ajal üks videot postidama, aga ta ütles mulle, et kuna ma mainisin sõna koroona ja mask ja siis see videot ei saa päris avaldada. Ja siis ma kasutan nende sõnade asemel piip saan, siis see sai läbi. Ja meil on umbes niimoodi, et YouTube'is ei tohi ropendada, et siis kasutatakse niimoodi. Koroona ajal ikkagi meile Spotify's näiteks ka tuli ju seda, sa said selle oma episoodile selle märgise külge, et siin räägitakse, ma ei tea, COVID-19. See on nagu enam-vähem maksimum, mis meil nagu, mis kogemus meil sellise kontrolliga on, et see on väga huvitav kontrastsus nagu kahe erineva süsteemi vahel. Lähme siis selle sotsiaalmeediaga edasi, et minu esimene küsimus oleks see, et kas Hiinas kasutatakse ka näiteks Google'it, Facebooki, Instagrami, Twitterit ja muud taolist või on seal ikkagi nii-öelda Hiina enda platvormid? Kahjuks meil ei kasuta nagu neid sotsiaalmeediat või sotsiaaläppid, mis lääneriigis kasutatakse, aga iga äppi asemel on meil Hiina kohalikud äppid, näiteks Facebooki asemel on meil WeChat ja WeChat on praegu kõige populaarsem sotsiaalmeedia, seal on praegu rohkem kui 1 miljard kasutajat ja seal on nagu see saab mitte ainult instant sõnumite saatmine või uudiste või muude artikli lugemine, videot või otseülekandede vaadamine, vaid praeguseks saab ka nagu WeChati makse teha või selline digitaalne meediateenust teha, see on praegu WeChati peamise funktsioon. Et need kohalikud Hiina, need on ainult Hiina-sisesed või need saab väljaspool Hiinat ka kasutada või? Saab ikka, et kui sa nüüd lähe nagu App Store'i, siis saab ikka seda WeChati alla laadida, aga see on nagu välismaale mõeldud äpp. Et need on eraldi äpid, jah. Aga mahu poolest sa ütlesid miljard kasutajad, need on enam-vähem sama suured kui Facebook, Instagram tegelikult ju. Ja. Aga nagu ma arvan, siis WeChatil on erinevaid funktsioone, et mitte ei ole ainult nii-öelda sisu tootmine ja muud taolist, et on ka näiteks maksete tegemine, et see on väga huvitav.
jaa, et tegelikult inimesed seodavad või lähevad oma pangakaardiga koos WeChatit ja siis seal on tavaliselt üks ruutkood, selline QR-kood, et kui sa tahad iga kord toidupoes käia, siis lihtsalt näita oma ruutkoodi ja siis selline raha võtab otsel oma pangakaardilt ja selline põhimõtteliselt saab kasutada ainult üks ruutkoodi. See on päris mugav. Ehk siis see lihtsustab kõvasti tegelikult üldse igapäevast elu ühesõnaga. Jaa, kui ma olin Hiina, siis ma ei võtta oma pangakaardi ega ka midagi muud, lihtsalt oma mobiiltelefon on piisav. Aga kui me rääkisime enne ajakirjandusliku väljaannete nagu omandi suhtest, kuidas siis nende sotsiaalmeediaplatvormidega on, et kas need on ka kuidagi riigiga seotud või riigi kuuluvuses? Jah, näiteks me kasutame Twitteri asemel Weibo ja seal on igasugused uudised ka seal, aga et mõned teemade kohta tuleb siis riigikontroll või tuleb mõned isegi tsensuur selline. Ehk siis nii-öelda tundlikud kommentaarid või asjad ikkagi blokeeritakse ära sotsiaalmeediaplatvormidele? Jah, isegi selline trend võib ka natukene muuda. Näiteks, mida inimese otsivad nii-öelda ebatavalised ideoloogiaga seotud sisu, siis nad saavad otse selline trend maha võtta, trendist maha võtta. Aga kui näiteks otsingumootoris või kuskil otsidagi panna neid tundlikuid märksõnu sisse, siis ilmselt jääb sellest mingisugune jälg on ju interneti maha, et kas siis riik kuidagi seejärel teeb mingisuguseid oma eeldusi ja võib-olla võib su panna sinna nii-öelda musta nimekirja? Ma arvan, et kui sa ei pane oma nagu päris nime või sa ei ole nagu seal isikustadat, siis ma arvan, et see on suht okei. Aga kui sa kasutad näiteks oma kasutusnime, oma päris nime, siis seda on juba natukene ohtlik. Et me enne siin mainisime Hiinas suunamudjaid, et millist sisu nad ikkagi pakuvad ja kas on ka mingisugused märksõnad, mis on keelatud ja midagi taolist? Jaa, mulle tundub, et Hiina suunamudja nagu lemmikasi on ikkagi meelelahutuslik sisu. Näiteks nad pakutakse peamiselt mõned lühikese videod või arutelu erinevate teemadel peale poliitika ja mõned mainitakse keeratud märksõnu tahtmatult ja seega see süsteem piirab postitus või selline videoteks, see tähendab, et keegi ei saa seda postituse või video näha. See on nagu sisu looja kohta ka päris suur kaudus, et kui nad pühendavad liiga palju aega seda tegemised ja siis lõpuks ei saa avaldada, siis on ka päris kahju. Aga kas on ka Hiinas, äkki sul tuleb pähe mõni selline meeldejav suunamudja, kes ongi olnud näiteks nii-öelda vastuliikumises või midagi taolist ja ta on nii-öelda siis ära keelatud? Pigem ei ole siuksed, on ikka? Ikka, et näiteks koroona ajal on mõned suunamudja, kes tei selline väike protestid ja tegelikult tema konto on kinni pandud ja näiteks kommenteerium on suletud ja midagi sellist. Aga sisu endiselt on nagu saadaval siis või? Kont on täiesti nagu maha võetud? Ei, on täiesti maha võetud, jah. Aga podcastidest rääkides... Kuna juba podcastis oleme, jah, et kas me saaksime meediapalatit Hiinas ka teha, kas inimesed kuulaksid meid? Jaa, saad ikka. Lihtsalt on see, et praegu podcast pole Hiinas nagu üldiselt populaarsed ja inimesed mulle tundub pole selline põhimõtteliselt harjumus podcasti kuulata. Põhjus võib olla selles, et podcastid hakkasid Eesti turul massiliselt kasvama alles aastal 2019 ning ka lühivideod ja otseülekanded oli tol ajal nagu kiire kasvamas ja seega, et vist podcasti ei saanud palju kuulajad juurde. Ja. Sa mõtlesid Hiina turul? Jaa, Hiina turul, jah. Aga podcastide puhul ka,
et see sisu just, et see on pigem siis meelelahutuslik või on seal ka mingeid poliitilisi teemasid, mida kajastatakse? Riigi meedia poolt võib-olla on mingid poliitikateemad, siis neid saavad kõige paremini seda hakkama saada, aga tavainimesed näiteks isiklik sisulooja kohta on ikkagi meelelahutuslik või rohkem praegu selline teadmiskasvamis, selline podcast näiteks, kuidas saad raha säästa, raha tark või selline teema kohta on praegu ka populaarsed ealiste inimeste kohta. Nüüd, kui me seda saadet ette valmistasime, siis minule üllatusena tuli piirangud seoses videomängudega. Võiks ka natuke siin lõpetuseks seda puudutada, et nagu ma aru saan, siis lastel on seatud mingisugused piirangud, et mis need piirangud on täpsemalt? Kõigepealt ma võin kinnistada, see vastab tõele, et meil on kindlasti mõned videomängude piirang ja ma uurin ka natukene selline seadus, et tegelikult reeglik tasandil võivad alates aastast 2021 kõik online mängude ettevõtted pakkuda alaealistele online mängude teenused ainult neljapäeviti, laupäeviti, pühapäeviti ja rahvusvahelike pühade ajal kell 2–9 õhtul. See tähendab, et tavaliselt lapsed saavad mängu mängida ainult 3 tundi kogu nädalas. Ma mäletan, kui sellest juttu oli ja see kehtestati, siis peale seda hakkas mul arvutimängudes palju paremini minema, sest et väga suur mängijate hulk kadus ära. Ja kuidas nende videomängudega on, et kas neil on samasugused mängud, mis meil siin läänemaailmas on või on tegelikult ikkagi Hiinal enda arvutimängud, mida nad välja töötavad ja arendavad? On küll mõned arvutimängud lääne poolt, aga kuna mina ei oska päris palju seda öelda, aga ma võin öelda, on see, et tegelikult Hiina poolt online arvutimängud on rohkem. Ja aga kõik nagu mängude siselogimist peab oma ID-numbrit nagu panna, oma nime panna, et selline saab nagu tunda, et kas sa oled alaealiste või täiskasvanud. ID-numbrid on siis, saavad teha kõik nii-öelda mängurid, või on juba kõigil olemas? Ei, tuleb iga kord, kui sa tahaks sisse logida, siis esimene kord tuleb siis ID-kaardi numbrit panna. Hiinas on ka nagu isikukood ja ID-kaart? See mitte ainult isikukood, vaid see on ID-kaardi numberit, see number, mis kirjutab sinu ID-kaardi peal. Aga kas tehniliselt need lapsed saaksid kasutada ka täiskasvanu ID-numbrit? Jaa, tehniliselt saad ikka, et lastel on lihtne selle päästa selline kontrollist, kuna seal nõudakse ainult ID-numbrit ja nime, siis saavad lapsed täita ka täiskasvanu ID-numbrit ja valida selline järelevalvet. Ja kas Hiinas on ka nagu, meil on selline asi nagu Steam, on ju? Kus on siis koondatud erinevad arvutimängud. Kas Steam on ka Hiinas kättesaadav? Kahju Steam on Hiina ametlikult nagu bändud, aga kui mõned inimesed kasutavad VPN-it, siis see on ikkagi kättesaadav ja kui sa saab vabalt seal laadida. Aga iga kord, kui sa mängid mängu, siis tuleb seda eraseadmeid kasutada. Tere, mina olen Cassandra, mina tulin siia pildistama ja kuna tegu on nii põneva teemaga ja saatejuhid ei taibanud küsida, siis küsin mina, et mis siis saab, kui ma mängingi sellist mängu, mis on tegelikult keelatud ja ma jään vahele? Kas mulle järgab mingi karistus? Mis on edasised meetmed, mis riik rakendab? Kuna praegu Hiinas on nii palju lapsi ja siis kui keegi pääseb selline kontrolli, siis nii pääseb ja midagi karistamis ei juhtu. Lihtsalt riigi poolt on selline ametliku keelatud, sellepärast, et lastel on raskem sellised mängu alalaadida. Selge, ehk siis edaspidi, kui ma tahan seda uuesti allalaadida, seda mängida, siis on keerulisem, mul tuleb mingid blokid sinna ette. Jah, just nii. Super, selge, aitäh, sain targemaks. Martin, me peame varsti pensionile minema, ebakompetentsed saatejuhid. Vist Aga me täname sind, hea kuulaja, et meediapalatit kuulasid, kuulage edaspidi. Samuti täname sind, Kaspar, et olid nõus meiega saatesse tulema. Oli väga informatiivne saade ja mul on tõsiselt hea meel, et meil õpib ajakirjanduses niivõrd äge ja huvitava taustaga kursavend. Aitäh sulle! Aitäh ka kutsumast! Meie aga tänaseks lõpetame ning juba 2 nädala pärast jätkame oma tavapärase formaadiga ja võtame ette huvitavamad ajakirjanduses kajastatud teemad ning proovime neid analüüsida läbi meie õpitava eriala. Seniks aga ilusat talve lõppu ja kevad algust. Kuulmiseni!
nägemist. lõpetage volikogus joomine. Pool tundi tagasi selgusid Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige ehtsam märksõna päevast. Tere tulemast! Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet.